Nüüd siis Reacti state ja hookid ja lõpuks ka routing. Ehk siis hookid, mis siis tõi siis Reactis suure revolutsiooni kaasa, kus me siis loobusime klasskomponentide kirjutamisest ja ehk siis sellisest nagu ütleme nagu klassikalisest programmeerimisest mingis mõistes ja läksime üle funktsionaal stiilis programmeerimisele. Ja mida nad siis teevad, on siis see, et selles samas puhtas ehk siis funktsionaalprogrammeerimises on selline oluline kontseptsioon nagu puhtad funktsioonid või pure function. Ehk siis funktsioonid peaksid ainult sõltuma oma sisendparameetritest ja andma väljundit, mingit state'i funktsioonides ei ole ja funktsiooni võid siis alati lõpmatuseni välja kutsuda, tulemuse saad siis sõltuvat lihtsalt sisenditest. See kõik on nagu matemaatiliselt tore, aga niimoodi päriselus ju programmeerida ei saa. Päriselus meil tegelikult ikkagi on mingisugust state'i lõpuks kuskil vaja nagu hoida. Ja seda siis Reactis asuti siis lahendama asjaga, mille nimi on hookid. Ja lahendavad need hookid siis kõiki samu asju, mida me juba Vues nägime, ehk siis ref, computed, watch, on mounted, ehk siis meie nii-öelda referent mingisugune komponent, meie computed asi, ehk siis mille väljund sõltub sellest, kui sisendid muutuvad, watch, jällegi selline callbacki jälgimine, on mounted, elutsükkel, ehk kõik siis samad asjade jaoks on siis olemas mingisugused Reacti hookid. Ja Reacti hookidel on siis mõned sellised reeglid. Esimene reegel on see, et Reacti hooke kutsutakse välja ainult funktsiooni kehas, selles Reacti komponendi kehas, aga mitte kuskil selle keha nagu sisemistes osades, ehk kuskil loopides, mis iganes kohtades tingimuslikult, mida veel kõike seda teha ei tohiks, ehk siis ainult top-level statementid. Ja neid hooke tohib siis kasutada ainult siis kahes kohas, kas siis Reacti enda komponentides või kui te kirjutate ise hooke, ehk kuskil mujal ei tohiks seda siis kasutada. Ja Reactil on ka see oluline, et need hookid siis tulevad nagu õiges järjekorras või nii-öelda need, et Reacti sisemine state, kuidas tema seda tegelikult nagu ajab, mingil määral siis kasutab seda, et mis järjekorras need hooke välja kutsuti ja kui teie järjekord hakkab kuidagi nagu randomiga muutuma, siis läheb kogu see asi nagu hapuks. Ehk siis sellist asja teha ei tohiks, on ju, kus teil on if'i sees, mis siis kord rakendub ja kord mitte, te mingisugust hooki kasutate, ehk hook peaks olema siis väljapool seda. Ja nüüd kõige esimene hook, mida me siis üldse kasutame, mis on see kõige peamisem hookide seast üleüldse, on siis useState. Ja useState näeb siis välja selline ja mida siis useState meil teeb, on siis Reacti nagu funktsioon, millel on üks sisendparameeter, milleks on selle state'i esialgne väärtus, siin siis 0. Ja tagastab ta siis massiivi, selles massiivis on 2 elementi, see väärtus ise ja funktsioon, millega seda väärtust uuendada. Ja kui me nüüd seda funktsiooni uuesti välja kutsume, mis iganes põhjendusel seda lehte nüüd uuesti renderdatakse või seda komponenti, siis ja see useState uuesti välja kutsutakse, just kui algas kõik nagu otsast peale, siis teisel väljakutsel React juba teab, et seda asja on juba tehtud ja tagastab teile siia juba selle väärtuse, mis tal on eelnevalt kuskil oma mingis globaalses state'is allokeeritud selle jaoks. Ja selle sama siis funktsiooni, mis siis seda uuendab. Ja need on siis meie funktsiooni, nagu kui me vaatame seda nagu programmeerimise seisukohast, siis need mõlemad on konstandid, on ju, ehk neid otseselt muuta ei saa, aga mida me siis teha saame, ehk näiteks siin on siis onClick meetod, mis ütleb, et onClicki puhul täida selline funktsioon, parameetrit pole, ja kutsu välja siis see setCount, ehk siis see update'i funktsioon, ja setCount'ile anna siis uueks sisendiks count + 1. Ja nüüd, kui te seda setCount'i kasutate, siis siin React nüüd teab, et nüüd on vaja teha uuendus, ehk midagi on selle sisemises state'is muutunud, komponent on vaja uuesti välja renderdada, ja React ise triggerdab siis selle komponendi uuesti välja renderdamise, ja see home count saab siis ekraani peal endale ilusti kogu aeg +1 juurde. Ja useState'i siis tavaliselt kasutatakse üsna palju, ehk siis sellest ühe funktsiooni sees või ühe komponendi sees võite te seda state'i siis välja kutsuda nii palju, kui te jaksate või neid useState'e.
ja noh, see on ka üks koht, kus siis React läheb mingil määral nagu tapeediks kätte ära, et kui komponent on suur ja keeruline ja seal on palju mingisuguseid data elemente, siis lõpuks noh, siin ma olen ikkagi näinud selliseid komponente, kus seda use state'i on ma ei oska öelda, 100-200 korda ühe komponendi sees, ikkagi selline nagu tõeline tapeet. Et see on üsna nagu murelik, on ju, lõpuks. Aga noh, see on ikka programmeerimisstiili küsimus. No jällegi Vuega nagu võrdlus, kui Vue puhul on meil siis on ju ref selle jaoks ja saame siit oma konstandi ja siis accessime seda läbi count value ja muudame seda count value, et seal vahel on see proxy objekt ehitatud, siis Reactis on selle jaoks siis eraldi lihtsalt funktsioon meil selle jaoks, on ju. Ja otse seda state'i siis mutate ida ei tohiks, on ju. Noh, selleks ka siis see const siin ees on, et ta seda count'i väärtust ei saaks muuta, on ju. Kui selle const'i siit ära võtad, siia näiteks mingisuguse leti panete, siis iseenesest saate selle count'i väärtust muuta, aga see ei põhjusta selle komponendi uuesti välja renderdamist ja ekraani peal midagi ei muutu. Sellepärast ka siis siin ees const'i kasutatakse. Ja siin siis jutt, noh, täpselt see jutt, et kuidas seda asja siis teha. Näiteks siin on ju nii-öelda näide vigasest käitumisest, ehk siis seda state immutability, ehk state on read only, seda ei tohiks otse näppida. Items on siin ju massiiv, on ju, sest algväärtuseks on massiiv ja iseenesest items push me ju ei muuda otseselt seda itemsit. Me ei tee uut massiivi, me lihtsalt lisame sinna ühe elemendi juurde, objekt jääb samaks. Ja see täiesti töötab, aga re-renderit ei tule. Aga kui me teeme läbi seda set itemsite ja siin on ju spreadime massiivi laiali, uude massiivi ja lisame uue elemendi juurde, siis töötab, on ju. Ja objektide puhul on ju, kui me seda siin vaatame, siis siin sama asi, spread ja kirjutame mingisuguse komponendi üle või mingi property üle selle spreadi seest, ehk siit siis selle age. Ehk see on siis kõige põhilisem nagu esimene hook, mida siis kõik kasutavad. Siis teine hook, mida kõik kasutavad, on use effect. Ja use effect teeb siis midagi, mis siis tekitab midagi, mille peale funktsionaalprogrammeerimise kodanikud on ju katkuvad juukseid, ehk siis midagi, mille nimi on side effect, ehk siis kõrvalefektid, mida ei tohiks umbes ükski funktsionaalne komponent kunagi elu sees teha, on ju. Aga jällegi funktsionaalprogrammise nagu matemaatilised kuurud elagu omaette, niimoodi päriselt programmeerida ei saa ja meil on neid asju vaja teha. Ja mida me siis selle use effectiga teha saame? Ja use effectil on siis mitu siis erinevat nüüd nagu lähenemist, mida ta siis teeb. Ja üks koht, kus siis see use effect töötab, on siis meil selline nagu elutsükli kontroll. Ehk siis selline use effect, ehk siis use effectil esimene parameeter on mingi funktsioon, mida ta peaks täitma. Ja siin siis see use effect on ju, jookseb iga kord pärast seda, kui komponent on välja renderdatud. Noh, tavaliselt niisugust asja meil vaja ei ole nüüd tõesti. Aga nüüd use effectil on teine parameeter, milleks on massiiv muutujatest, mingitest referentsidest, mida ta jälgib ja mida ta siis, kui need referentsid seal sees selles massiivis muutuvad, siis sel juhul use effect käivitub uuesti. Ja kui me nüüd anname siia tühja massiivi, siis see jookseb siis kõige esimesel korral, kui on ju komponent külge pannakse kuhugi, funktsionaalkomponent, kui ta reaalselt DOM-i külge monteeritakse. Ja järgmistel katsetel ta enam uuesti ei jookse, sest siin ju mitte midagi ei muutu, ta ei võta endale sisendaks mitte ühtegi parameetrit, mida jälgida. Ja see siin on siis selline, kus meil nüüd on mingi parameeter, me saame siia rohkem anda, saame komadega eraldada ja nüüd see use effect töötab siis ainult siis, kui selle count'i väärtus siin muutub. Ja hästi palju siis bugisi on Reactis just nimelt sellega seotud, ehk selle dependency array'ga, ehk selle sõltuvuste massiiviga, mis siia tuleb kaasa anda või peaks andma, tekib igasuguseid probleeme. Kas ta hakkab igavesti ringiratast käima, me siin justkui tahaksime tavaliselt seda teha, et näiteks me tahaksime oma APIst tõmmata mingid andmed kohale pärast seda, kui meie komponent on külge mounditud.
ja siis seda tavaliselt tehakse sellise konstruktsiooniga. Ja nüüd, kui te unustate siin selle ära, siis API tõmbab andmed kohale, see põhjustab tavaliselt kasutada siin state'i, see põhjustab kogu komponendi uuesti välja renderdamise, tegelikult teete seda varianti siin, ja kui te teete seda varianti nagu siis see põhjustab jälle uuesti API poole pöördumise ja see asi jääb nagu igavesti tsüklisse nagu käima. Ehk tekib siis igavene loop. Ehk seda tuleb siis hoolikalt nagu jälgida. See on üks kõige tüüpilisemaid kohtasi, kus vigasi tehakse Reacti kirjutamisel. Ja vähe sellest, use effectil on veel ka kolmas, kas nüüd siis kolmas, aga ütleme siis, kui see vigane siit välja jättes kolmas, koos sellega siis oleks see neljas. Neljas asi, mida ta teeb, on siis see, et kui te tagastate use effectist, ehk siis sellest body'st siit, tagastate mingisuguse funktsiooni, siis see funktsioon pannakse tööle, nimetatakse sellest clean up'iks, pannakse tööle siis, kui komponent unmountib või mingisugune järgmine efekt talle sellele peale tuleb siia. Ehk ennem siis re-execution'it läheb see asi tööle või siis unmount'i. Ja kus me selle use efekti siin kasutame? Kõige lihtsam näide nüüd siin meil on siis count ja set count, use state, tavaline counter ja nüüd use efektis me jälgime siis selle count'i muutumist ja kui count muutub, see on mingi button, mis selle peale klikates seda count'i suurendatakse ühe võrra, siis selle peale uuendatakse document title'it. Ja see nüüd kõik töötab nagu stabiilselt ja ei hakka kuskilt siis ringiratast nagu käima. Siis on meil useref ja useref annab meile siis muudetava reference objekti, mille referents püsib paigal üle siis erinevate renderdustsüklite ja sellega saab teha siis igast asju. Ja need kaks asja, mida sellega enne kõike tehakse, on siis DOM-i referentsid, on esimene koht. Ehk siis siin siis näide sellest, kuidas teha DOM-i referentsi. Ehk meil on siin input ref, mis ütleb, et on useref HTML input element, mille algne väärtus on 0. Aga see on siis tüüp, see on generic. Ja nüüd siin siis on siis järgmine asi meil input ref ja öeldakse, et see on nüüd seotud selle input refiga ja see reaalselt siis seob selle välja, selle HTML elemendi seob selle muutujaga siin. Ja nüüd me võime seda siin siis kus iganes kasutada, näiteks siin on öeldud, et input ref current focus, mis siis ütleb, et palun, kui on see dokument või see komponent välja renderdatakse, siis automaatselt kursor tõstetakse siia sellesse input välja ja saab kohe kirjutama hakata. Ja teine on siis, kus seda kasutatakse, on siis muudetavad väärtused, mida saab siis update ida, aga mis ei põhjusta komponendi uuesti üle renderdamist. Ehk siin siis näiteks useref, mis on lihtsalt ütleb, et see on mingi suvaline number, aga me kasutame seda referentsi siin, mis siis paneb paika selle, et Windows set interval ehk annab siis sellele Windows set interval tagastab numbri, mis on siis tegelikult ID sellele set intervalile. Ja kui me tahame sellega midagi teha, ehk näiteks seda kinni panna, seda set intervali, et enam ei töötaks, siis tuleb kutsuda välja clear interval meetod ja sellest clear interval meetod tuleb kaasa anda parameetrina just nimelt selle väärtus siit, mida ta algselt meile siit andis. Ja seda siis saab siin läbi selle referentsi teha. Töötab täitsa nagu edukalt. Ja jällegi vue võrdlus siia. Nüüd siis siia natukene juttu ka Axiosest, ehk siis andmete tõmbamisest. Siin on kõik täpselt sama, mis vues, mis ei hakka seda siit teile üle käima. Ja pigem nüüd Axiost kasutatakse väga palju, ehkki hiljuti just oli Axioses meil turvaviga 2026 märts-aprill ja minagi siin kirjutasin mingi asja selle pärast ümber. Ja pigem me nüüd juba kasutame siis lihtsalt fetchi, aga sisu on täpselt üks ja sama, kuidas asi siis peaks käima. Ja kui siit nüüd vaadata Axiose peale, tavaline Axiose komponent, ilmselt on mõistlik juba vähegi rohkem neid kirjutades siis teha generikuid ja kõike muid taolisi, get all, tadaradra. See on kõik arusaadav.
ja siin siis use effect tühjaga, tühja sõltuvustega, ehk siis pannakse tööle täpselt ühe korra ja siin on siis öeldud, kuidas seda asja siis kasutada, et see on async funktsiooni ja nii edasi ja siis see lõpuks tööle panna. Ehk toimib täitsa edukalt. Noh ja teistpidi on ju see, siin on siis see items, mis on siis see mingi massiivelementis, mida me siit API-s saame. Ja nüüd jutt on ju abort controllerist, see võiks teil ka juba üsna selge olla, sellest oli JavaScripti alguses juttu, kuidas ja mida abort controlleriga teha, ehk siis need katkestussignaalid, kui on tunne, et midagi on hapuks läinud, et siis ütelda, et nüüd siis palun jää seisma, on ju. Jällegi, siin samamoodi see katkestussignaali kasutatakse siin return statementis, ehk siis selles use effectis, ehk kui komponent läheb ära ja meie Axios või noh, mis iganes fetch samamoodi ei ole veel valmis ja teda oleks vaja katkestada, siis siin siis controller abort edastab siis sellele Axiosile signaali, või ka fetchile, et aitab nüüd küll. Noh, siin ka igasugused on ju näited, kuidas siis jällegi sellest juba Reactivist esimesel juttu on ju, kuidas tingimuslikult renderdada, et näidata et ma parasjagu loadin seda asja, nüüd on mul mingi error tekkinud, kui errorit ei ole tekkinud, loadingut ka enam ei ole, siis renderdada see tabel ise välja, on ju. Ehk siis sellist fetchi mõistlikult kasutada. Siis on natuke juttu ka custom hookidest. Ja custom hookid, idee on siis selles, et kuidas ise hooke kirjutada. Ja siin siis näide samast Axiosest, aga Axios siis nüüd kirjutatud ise selliseks use fetch valmis hoogiks. Ja kuna ta algab sõnaga use ja on ette nähtud just nimelt see, et on siis custom hook, siis siin sees võite ise siis kasutada teisi hooke nii palju kui jaksate. Iseenesest loete läbi, kõik on nagu suhteliselt lihtne ja loogiline. Teeb nii-öelda selle komponendi siin nagu natukene lihtsamaks. Siin on näha nüüd selle custom hoogi kasutamine. Meie use fetch on ju tagastab 3 erinevat elementi, ühesõnaga tagastab objekti 3 elemendiga. Siin on generic, see tüüp, mis siit tulema peaks ja URL, kus ta seda võtma peaks endale. Nii et see näeb kõik täitsa ilusti nagu välja. Täitsa kena ja siin lõpus siis triple tagastatakse. Ja sama, mis siis uues on composables. Nüüd siis korraks juba täitsa teise maailma Next.js-i nagu Reactist nüüd nagu väljapoole juba natukene ja Next.js ja Next.js-i routing on siis app router ja see on väga sarnane sellega, mis me eelmine semester tegime C-Sharpis ehk siis Razor Pages. Ehk siis käib folderite ehk siis kataloogide põhiselt käib siis routimine. Siin saab näha meie nagu root ehk meie nii-öelda indeks. See faili nimeks on lihtsalt page peab siin olema, siis on about selles page, dashboard, jälle omakorda page ja ka siin on siis selline asi olemas nagu layout ehk siis share itav layout. Ja kui ta kuskil kataloogis on tal see layout olemas, siis kõik lehed seda siin automaatselt ka siis ilusti oskavad kasutada ja siin on siis täpselt sama slotid nii-öelda vue mõistes ehk siis need children komponendid. Ja ainult siis root layout saab kasutada siis HTML ja body tag'e. Ja kuidas siis linkimine välja näeb? Linkimiseks on meil siis selline asi nagu link. Tuleb siis importida Nextist ja siin siis näidata, kuhu te linkida tahate. Selleks, et kindlaks teha, et milline link parasjagu on aktiivne, kus lehel te juba olete, on siis niisugune hook olemas nagu use path name. Siin teis on, const path name on use path name ja siin siis lihtsalt saate küsida, ta tagastab teile mingisuguse konstandi on ju stringi, saate küsida, kas ta on see või teine URL parasjagu. Ja vastavalt siis Bootstrapis on ju panna külge active tag'i, mis teeb siis selle boldiks on ju. Programmeerimiseks, nii-öelda programmis navigeerimiseks on siis use router
ehk siis siin näituseks routeri kasutamine, et mine kuhugi lähele, kuhu iganes ta peaks siis minema, need peab kõik siis olemas olema. Komponendi hierarhia, layout, page, saab loading ut teha, not found on spetsiaal olemas, error on olemas ja kõik muu taoline. Ja siis jutt, kuidas ta siis seda asja teil siis ilusti kokku paneb. Et seda peab siis lihtsalt proovima. Ja need muud lehed on siis mitte otseselt kätte saadavad. 404 tekib siis, kui päriselt ongi 404 ja seda otse sinnapoole pöörduda ei saa. Ega ainult siis see page ja route on päriselt kätte saadavad. Nüüd see routing on niimoodi tore küll, aga tavaliselt on meil vaja siis mingisugust dünaamilist asja, ehk siis me tahaksime ju, et anda kaasa mingisuguse ID näituseks, ja selleks, et seda ID-d kaasa anda, tuleb lihtsalt teha kataloog, see on otses mõttes, see on füüsiline kataloog kette peal, kus kataloogi nimi on siis ümbritsetud kandiliste sulgudega. Ja seda siis sellisel viisil saate siis propsina endale kaasa võtta. Ja siin on ta siis promise. Ehk siis siit näituseks see slug ja see siia tekib teile siis sellise stringi muutujana. Ja siin siis tuleb seda const log await params syntaksit kasutada. Sest on promise teda kohe ei ole olemas. Ja on olemas ka catch all segment, ehk siis 3 punktiga slug, et vahet ei ole, siia sobivad kõik asjad. Ja on olemas optional catch all, mis on siis topelt kandiliste sulgudega. Ja samat asja pakub ka meile siis Nuxt. Me küll Nuxti nüüd vues ei vaadanud, aga kes kunagi sinna tahab jõuda, siis seal sama asi, file-based routing. Ja nüüd ka natukene juttu siis shared state'ist ja sellest tuleb ka eraldi veel juttu, aga alguses oma esimestel asjadel me anname siis oma state'i lihtsalt alla läbi property'te, ehk siis propside, ja lisaks muutujatele anname siis ka kaasa sinna funktsioonid, millega ehk siis samas sellest useState hookist saadame nad siis allapoole, nii selle konstandi väärtusi, mis me saame, kui ka siis selle set mingi funktsiooni, millega seda update'ida. Ja neid siis saavad meie lapsed kasutada, mis küll lõpeb siis selle asjaga siin, mille nimetus on siis property drilling ja callback hell. Ja kuskil siis tuleb natukene paremat lahendust hakata kasutama, ehk siis context, reducerid ja igasugused muud asjad, millest siis tuleb eraldi loeng.